Täna olen siis sellisel üritusel nagu Gravel Grinder Estonia. Minu selja taga on stardisirge. Üritan mitte võistlema minna, rahulikult oma tempos. Vaadata, mis teised teevad. Päeva nautida. Kuidas õnnestub, eks see siis pärast paistab. Stardini 3 minutit. Mul on siin kõrval habemikust kamraadid. Ma arvan, et start on viimane kord, kui ma neid näen. Mehed panevad ees minema. Vaatan, kas jõuan sabast mõjuda. Ei pane. Nagu arvata oli, üks habemik vähemalt pani alguses ees minema. Aga oli tubli ja ootas järgi. Sõime kõhud täis, nüüd veereme edasi. Väike punt on taga ka. Chillivad koos meiega. Ees on habemikud ja Norma leidsin ülesse. Jõudsime toitlustuspunkti. Taustal käib väike Simman. Bänd mängib. Saab süüa, juua. Äge on. Võistlus tehtud, väga äge oli, väga rahule võib jääda, et igal juhul järgmine aasta jälle. No nii, Gravel Grinderilt kodus tagasi ja parafraseerides onu Bellat, siis nüüd on aeg kõike seda meenutada. Väga äge päev oli. Väga äge oli tegelikult 2 põhjusel. Esimene põhjus oli see, et sai näost näkku näha inimesi, kellega muidu ainult sotsiaalmeedia vahendusel suheldud ja tuttav oldud. Tervitused siin Raidule, a.k.a. Crazy Scandinavian. Ja teiselt poolt oli äge seetõttu, et sai väga tugevalt oma mugavustsoonist välja tuldud. Et chillimisest paraku midagi välja ei tund. Kiiruskatsetel läks ikkagi kihutamiseks ja ülesõidud ei olnud ka päris nii rahulikud, kui oleks võinud eeldada. Aga tegelikult oli kõik nagu äge. Et oli konti mööda ja jõudis ja tõi korralikult mugavustsoonist välja. Üritus ise väga hästi korraldatud, tähistuse koha pealt paar kohta oli sellist, kus triatleedina mõtled, et kuhu ma nüüd minema pean. Ratta- või jooksusportlasena ilmselt on see jumal normaalne tähistus. Ja lisaks oli GPS-kaart ilusti kõigile võimalik alla laadida. Et sellega oli tegelikult ka kõik väga okei. Pärast finišis sai süüa, juua, pesta. Tulemused ilmselt tulevad ka millalgi. Et tegelikult oli igati kordlanud päev. Kas osalen veel? Ma arvan küll. Aga ilmselt prooviks osaleda võib-olla nüüd mingi sõprade grupiga või tuttavate grupiga, sest ülesõitudel ja kiiruskatsetel, kui sa ei ole just nagu esiotsamees, siis rahva organiseerimine ei ole nagu kõige lihtsamate killast. Seetõttu nagu oma pundiga organiseeruda on oluliselt kergem. Aga ei miskit. Järgmine aasta Gravel Grinderil näeme.